Kui 20. sajandi alguses oli Eestis 1250 mõisa, siis eri põhjustel teame neist ja nende ajaloost üllatavalt vähe. Interjöörifotosid leidub napilt 150 kohta ja parim osa neist on nüüd Mati Raali raamatu Mõisate kadunud hiilgus kaante vahel. Mis on Mati Raali raamatu Mõisate kadunud hiilgus plussid ja miinused? Plussid ja miinused. Mina näen ainult plusse. Mati Raal ju on meie vanamööbli esirestauraator ja eks ta on juba ammu sellise näoga ringi käinud, et mingi pauk sealt tuleb. Ja nüüd on see pauk käes. Ja hirmus võimas värk. Kus see Mati, mis arhiivid ta kõik on läbi käinud, väidetavalt praktiliselt kõik, mitte ainult Eestis, vaid ka kuskil Saksamaal, pagan teab kus koha peal. Ja see on tõesti üks väga ja väga vägev raamat, aga eks eelmäng sellele oli ju möödunud suvel Arhitektuurimuuseumis näitusena, samanimelise näitusena. Kuskilt oli nagu vaikselt kriitikat, et natuke isegi liiga palju olevat näitus on nagu kuhjatud. Tuleb taevas appi, kus koha peal seda siis palju saab olla. Niisugused mõisaruumid täpselt olidki ja enamgi veel, nad olid ju ajastute kihistus ju täis vana mööblit, alates seal rokokoost läbi ampiiri, Biedermeieri kuni Jugendini välja. Nad olidki sellised osa väiksemaid mõisu, kus ei mahtunud ju kõik see mööbel ju ära, mis alles hoiti. Need tegid tihtilugu välja nagu kolikambrid. Üks hea näide ongi, raamatus on Raadi mõis. Vanahärra oma kabinet oli nüüd küll rohkem kolikambri moodi. Ääretult põnev. Küll ma oleks tahtnud sellises ruumis liikuda, kus skulptuurid, maalid üksteise otsas Sixtuse Madonnast kuni Mona Lisani. Need on küll kõik koopiad, eks ju. Kogu aeg paneb imestama, kuidas nad sealt tolmu pühkisid. See pidi ikka väga suur töö olema. Mind kui genealoogia, baltisaksa genealoogia huvilist huvitavad eriliselt fotod, kus on peal inimesed ja seal on ääretult põnevaid persoone võib seal leida või isegi väga huvitavaid situatsioone nendel. Näiteks Mati on ütelnud, et kõikidel nendel fotodel näevad härrasrahvas sama elegantne välja nagu ka teenijadki. Võtta näpustega neid teenijad, seal eriti ei ole, seal üks vanamutikina vokiga, see on tegelikult vanaproua ise ja neid teenijannad, sest üldse palju ei ole, kuid ühel fotol on erand ja seal on tõepoolest peal teenijannad ümber mõisalaua. Aga selle kohta ma olen uurinud lihtsalt Sagade mõisa, ma võin rääkida selle kohta väga hea loo, miks seal just need samased teenijannad on. Lipp on selles, et see foto on kindlasti tehtud enne aastat 1884, kuna sellel hetkel suri tolle mõisa kurikuulus ja veidi selline mehikene, või vabandust, siis ikkagi mõislik, kelle nimi oli Paul Eduard von Fock. Ja tema oli nüüd selline, et tema ei abiellunudki lõpuks ja suri pärijata, nii et Sagadi mõisa päris tegelikult siis tema vennapoeg, aga lapsi oli tal Sagadi äären täis, sest esiteks kasutas ta väga palju või väga aktiivselt esimese öö õigust ja teine, ta oli sellest mõisast, kuna tal ju prouat ei olnud. Lapsi seaduslikku pärijat polnud, siis ta olime mõisast nagu loonud mingisugust kommuuni moodi haaremi, kus juures lauda taga istusid proua tasemel, oli tema teenijaskond, see oli tema haarem ja eks ta siis külakorda käis. Kui sa küsisid, kas on sel raamatul midagi viga ei ole siin mitte midagi, kuid üks väike täpsustus, mis on raamatust on kogu aeg liikunud. On olemas üks foto, mida on hästi palju reprodutseeritud, see on foto Kunda mõisast. Kui me nüüd vaatame väga korralikult peale, siis see foto, interjööri foto, ei saa kuidagi Kunda mõis olla, sellepärast, et Kunda mõisal lihtsalt ei ole selliseid aknaid. Ja siin tuleb teha väikset kriminalisti tööd, mida ikka iga ajalooline teeb. Ja tegelikult ei ole selle pildi peal üldse mitte John de Sucanton, kes oli siis Kunda mõisnik, kes oli Kunda tsementitehase rajaja, vaid see on hoopis tema vanem vend Artur. Ja nad olid küll nagu kaks tilka vett tegid välja. Ja kuna Arturil oli ka linnamaja, siis nii palju ma olen kriminalistika tööd siis teinud, et olen avastanud, et see pilt on tõepoolest tehtud selle Olevimäe korteris ja need on identsed need aknad. Aga raamat on vägev ja me peame seda saksa kultuuri austama, arvestage sellega, et kui ikkagi need sakslasi ei oleks olnud, kas me ikka räägiksime praegu siin omavahel eesti keelt? Ma kardan, et me räägiksime vene keeles.
nii et minu matsimüts siit kuklast maha põrandale. Aitüma, Mati!